Järgmisena siis räägiksime juurdepääsupiirangutest. Olen aru saanud, et see teema on selline, mis kõike hirmutab. Keegi ei oska neid panna, ei tea, mis saab ja mida nendega teha. Miks siis neid juurdepääsupiirangud üldse vaja on? Kuna teabevaldajad on reeglina avaliku sektori asutused, ütleme riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kelle käes on üsna palju, üsna tundlikku teavet. Nii inimeste kohta kui ka muud igasugust tundlikku teavet, siis seda ei saa ju lasta avalikuks ja kõigile piiramatult avalikustada. Sellisel juhul ei saaks asutus oma tööd teha, ka inimesed ei edastaks neile vajalikku teavet, kui nad teavad, et see teave läheb kõigile avalikuks. Näitena või ütleme paralleelina võiks tuua ju siin, et kui te käite arsti juures ja kurdate oma muresid arstile, siis te ei taha ju, et terve maailm nendest muredest kuuleks või teaks, mis võib üsna negatiivselt teid mõjutada. Täpselt sama on ka riigiasutustele edastatava teabega. Tihti on see teave veel selline, mida te olete kohustatud edastama, kus teil ei olegi valikut, kas ja mida te edastate. Ja ka selline teave siis ei satuks nende kätte, kes ei tohiks selle teabega teavet saada või võiks selle teabega kurjasti ringi käia, on siis juurdepääsupiirangud, mis tuleb siis kehtestada teabele. Juurdepääsupiirangute alused on ära toodud avaliku teabe seaduse paragrahvis 35. Need ei ole ammendavad. Ka paljudes eriseaduses on erisätteid, millest tuleb ka siis lähtuda, kui on vastav teave teile. Ka andmekogudel on erikorrad teabele juurdepääsu osas. Tihti eriseadus annab üldised alused ja ütleb, et täpsem kord andmekogule juurdepääsule on sätestatud andmekogude põhimääruses. Siis tuleb ka nendest põhimäärustest lähtuda. Millest siis üldse lähtuda, kui me hakkame mingile dokumendile piirangu kehtestamine? Nagu ma juba mitu korda olen öelnud, siis kõige tähtsam on alati enne, kui te hakkate kehtestama, lugege läbi, mis see dokument sisaldab. Kas seal on mingisugust sellist teavet, mis on sätestatud näiteks paragrahvis 35. Kui on, siis järelikult tuleb see piirangu sätega sinna peale panna. Tõsi, avaliku teabe seaduses on üsna palju sätteid, milles on kaalutlusõigus teabele juurdepääsu piirangu kehtestamiseks. Siis tulebki kaalutleda seda, kas on vajadust panna või ei ole vajadust panna ja hinnata, millest te sellest lähtute. Toome siin ühe näite. Näiteks kõige sagedasem piirangu kehtestamise põhjus on see punkt 12, mis ütleb, et tuleb kehtestada piirang teabele, mis sisaldab isikuandmeid, kui see riivab oluliselt eraelu puutumatust. Siin te peate alati hindama, kas see riive on olemas ja millises ulatuses see riive on olemas ja kas te suudate seal ära põhjendada, mis see riive on. See, et üks dokument sisaldab kellegi nime, ei ole alati piirangu kehtestamise põhjuseks, vaid siin peab olema just oluline riive eraelu puutumatusele. Mis siis juhtub, kui seda piirangut peale ei pane? Loomulikult, kui nüüd on avalikuks läinud kellegi eraeluline teave, saab kahjustada see isik, aga see toob vastutuse ka teabevaldajale. Avaliku teabe seaduse paragrahv 54 annab siis väärteolise vastutuse selle eest, kui teabevaldaja ehk asutus edastab teadvalt eksitavat avalikku teavet või asutuse siseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Et see ei tähenda ka siin alati seda, et kui ma jätan nüüd märke tegemata, siis ma saan öelda, et see ei ole asutuse siseseks kasutamiseks tunnistatud teave. Siin on jäetud ta tunnistamata, aga vastutus on sellest sama kui ka AK teabe avalikustamisel. Mis meil siin tavaline asi nende asjade puhul on? Et mis on üsna igapäevane, ma päris nüüd ei julgeks küll öelda enam, et igapäevane, aga üsna tihti telefonikõned mulle, et teate, ma sain nüüd sellise dokumendi, mis ma nüüd sellega teen. Kõigepealt loete läbi, hindate, kas on piirangut vaja. Kas ma peaksin panema piirangu või ei peaks panema. Siin ei saa Andmekaitse Inspektsioon nüüd asutuse eest hakata otsustama, kas on vaja piirangut panna või ei ole piirangut panna. Sest
see on asutuse kohustus. Meie järelevalveasutusena saame kontrollida piirangu kehtestamise õiguspärasust ja kui tegemist on sättega, mille puhul on asutusel kaalutlusõigus, siis me reeglina küsime ka seda kaalutlust, mille alusel te leidsite, et ta vajab piirangut või millest te leidsite, et piirangu kehtestamine ei ole vajalik. Kui Andmekaitse Inspektsioon hakkaks nüüd asutuste eest neid piiranguid kehtestama, siis tekib küsimus, et keda me siis kontrollime iseennast või. Ja me ei jõuaks siis enam oma tööd ega järelevalvelist tööd üldse teha. Ma saan aru küll, et üsna hea on pärast öelda, kui valesti on pandud see piirang kuskile peale, et aga Andmekaitse Inspektsioon ütles või käskis. Meie ei ütle ega ei käsi. Ma saan anda küll soovitusi, millest tuleb lähtuda, kui te hakkate piirangut kehtestama, aga teie eest piirangut kehtestada kindlasti inspektsioon ei saa. Mida peaks siis üks piirangu märge kajastama? Kui te nüüd loete selle dokumendi läbi, leiate, et on vaja piirangut panna, siis tuleks sellele dokumendile teha ka vastav piirangu märge. Sest vastasel juhul ei ole ju aru saadav, kui keegi esitab teabenõude, kas on piiranguga või ei ole piiranguga. Sisse tuleval dokumendil reeglina, kui see on tulnud nüüd teiselt asutuselt, peaks olema see märge juba peal. Aga kui te ise koostate dokumendi, siis peate te ise selle märke panema. Seadus tegelikult ei ütle täpselt, kuidas seda märget tuleb teha, vaid ta ütleb, mis seal peab olema, et tal peaks olema seal suurte tähtedega märge asutuse siseseks kasutamiseks või AK, kes on selle märke teinud, kui kaua kehtib ja mille alusel kehtib. Praktikaks on saanud, et selline märge tehakse tavaliselt dokumendi ülevasse paremasse poolsesse nurka. Miks ta seal on hea, on ta sellepärast, et ta hakkab kohe silma, et kui sellise dokumendi saate, siis näete, et sellele dokumendile on kehtestatud nüüd juurdepääsupiirang, et seda ei tohi avalikuks lasta. Piiranguid on siin mitmeid. Osa piiranguid on need, mis kehtivad siis otsuse jõustumiseni, need on järelevalve dokumendid, osa piiranguid on siis, millele saab kehtestada teatud tähtaja. Reeglina on see tähtaeg 5+5 aastat, et algul saab kehtestada siis ju selle piirangu 5 aastaks ja kui 5 aastat on möödas, siis tuleb üle vaadata, kas piirangu vajadus on alles või on ära langenud ja kui vajadus on, siis tuleb seda piirangu tähtaega pikendada. Oleme küll soovitanud panna, kui on siis kehtib otsuse jõustumiseni, nii ka märkida, kuid ei ole ka keelatud otseselt märkida seda 5 aastat, sest ega me tihti ei tea, kui kaua üks menetlus kestab. No reeglina järelevalvemenetlused ei pruugi väga pikad olla, võivad üsna kiiresti lõppeda, kuid praktikas on ka menetlusi, mis võivad kesta mitu aastat. Ja sellisel juhul me iial ei tea ju, millal see tähtaeg lõpeb, aga rohkem kui 5 aastat ei saa siiski sellele korraga kehtestada. Olen näinud ka sellist piirangu kehtestamist, kus ütleme, et kui on dokument A4 lehekülg, kus ühes nurgas on üleval asutuse siseseks kasutamiseks, kuskil on dokumendi pealkiri, seal on siis märgitud, mille alusel on kehtestatud ja kuskil lõpus on veel säte, et kui kaua kehtib. No loomulikult selline dokument läks avalikuks, kuna ta oli nii halvasti jälgitav, see piirangu alus, et sellepärast ma soovitan teha ikkagi sellise templi kujul seda piirangu sätet, et ta oleks üheselt arusaadav. Kui on mitu alust, mida siis teha? Sellisel juhul meie soovitus on jälle märkida kõik need piirangu sätted siia peale, nagu ma ka siin näitel olen toonud. Miks see on vajalik? Kui ütleme, üks dokument sisaldab siin nii piiranguga isikuandmeid, kui ka sisaldab, ütleme näiteks sellist asja, nagu on ärisaladus. No praktikas küll väga harva juhtub kokku, et nad mõlemad siis sisalduvad ühes dokumendis, aga oletame, et nad sisalduvad, kuna ärisaladuse puhul on näiteks tegemist sellisega, mida võib-olla ei ole alati väga lihtne tuvastada, kui sa ei tea, et seal võib selline ärisaladus sees olla. Aga dokumendi saades te teate või loodes teate, et seal on mingi osa ärisaladust, siis tuleks see säte sinna peale panna, sest kui ütleme 3 aasta pärast keegi nüüd küsib seda dokumenti, dokumendi koostaja on võib-olla ammu lahkunud majast
ja seda sätet seal peal ei ole, siis väljastaja ei pruugi üldse arugi saada, et ta tegelikult väljastab ka piiranguga teavet. Kui see säte on seal peal, siis see teravdav tähelepanu, ahaa, siin peab olema veel kuskil ka ärisaladus. Vähemalt oskate hakata otsima, mis seal võib see ärisaladus siis olla. Loomulikult, kui ta aru ei saa, mis see on ja kui see on teiselt asutuselt tulnud dokument ka, on alati võimalik ju sellelt asutuselt siis küsida, et mis see ärisaladus siin on ja kas seda või mida siis võib avalikuks lasta või välja anda. Loomulikult alati tuleb ka kontrollida, nagu juba eelnevalt ütlesin, teabenõuete täitmisel üle, et ei saa pimesi lähtuda jälle sellest, et see märge on siin peal, et see tõepoolest ka sisaldab. Sest olen näinud ka dokumente, kus on peal punkt 12, sisaldab isikuandmeid, mis riivavad eraelu puutumatust, loen mina seda dokumenti edaspidi ja tagaspidi, no ei ole isegi ühtegi isiku nime sees, rääkimatest muusest andmetest, mis kellegi eraelu riivab. Küsisin siis tookord tollelt asutuselt, et mis see eraeluline teave siin on, mina aru ei saa sellest. Vastuseks sain, et me paneme kõikidele dokumentidele igaks juhuks selle peale. No ei ole õige, niimoodi teha ei tohi. Et miks see dokument ka tihti on ühes asutuses piiranguga ja teises asutuses avalik. Ütleme, et me saame nüüd teiselt asutuselt dokumendi, piirangut peal ei ole, me loeme selle dokumendi läbi ja leiame, et oot. Siin on nüüd küll piiranguga teave, et siin on jäänud panemata ja paneme sellele dokumendile piirangu peale, mida tegelikult iseenesest seadus ei keela, kui sa leiad, et on tulnud sulle dokument, mis sisaldab piiranguga teavet, teine on jätnud panemata, võid panna selle peale, aga sellisel juhul pead sa teavitama ka teist asutust, et mina kehtestasin sellele selle piirangu peale. Tavaliselt jäetakse see teavitamine tegemata. Olen praktikas kohanud ka seda, et saadetaksegi dokument teisele asutusele ilma piirangu märketa välja, endale pannakse piirang peale, mis on tegelikult lubamatu. Kui sa paned selle piirangu peale sellele dokumendile, siis sa pead sellest teavitama ka teist asutust, tegelikult tuleks see märge teha ju ka dokumendile. Et teine asutus saaks aru, et sa oled talle edastanud piiranguga teavet. Seda enam, kui on tegemist mingisuguste menetluslike dokumentidega, kus teine asutus ei pruugigi teada, et sul on mingisugune menetlus siin pooleli. Et ta paha aimamatult võibki seda dokumenti nii-öelda avalikustada, et peavad asutused sellel poolel ka ikkagi arvestama teiste asutustega, kellega nad edastavad, kas neil on kohustus seda teavet avalikustada või ei ole, ja kui on kohustus ja te olete omal tunnistanud selle piiranguga teabeks, siis tuleb seda ka teist asutust teavitada. Siin on mul veel näitena toodud üks piirangumärge, millega mina mitte kuidagi nõus ei ole. Märge nagu iseenesest okei, kõik on ju olemas, kelle poolt tehtud, millal tehtud, alused ja kui kaua kehtib. Mis probleemiks on? Alustena on märgitud siin avaliku teabe seaduse paragrahv 35 lõige 1 punkt 2 ja või punktid 11 kuni 17. Minu küsimus on nüüd, millist piiranguga teavet ta siis lõpuks sisaldab? Kas ta on menetlusdokument, sisaldab ta isikuandmeid, sisaldab ta ärisaladust, no ühesõnaga praktiliselt pandud kõik piirangu alused peale, mida äkki võib sisaldada. Piirangu mõte on ikkagi see, et märgitakse ära konkreetne teave, millist piiranguga teavet ta sisaldab, mitte igaks juhuks ei panda kõiki teisi sätteid ka sinna peale. Kui siin peaks olema nüüd tegemist sellise dokumendiga, kus ongi kõik need sätted sees, mida ei saa ka välistada, siis ei saa siia kindlasti kirjutada ja või vahele, vaid siis ongi lõige 1 punkt 2 ja kõik need siis teised sätted, millist piiranguga teavet ta sisaldab. Sest sellest piirangu sättest peab olema aru saadav, millist piiranguga teavet ikkagi konkreetne dokument sisaldab, mitte ma ei pea hakkama siin unistama või mõtlema, et huvitav, et kas seal üldse seda on või kas selline säte üldse siin kohaldub. Jälle seirete käigus, mis hakkab silma või üldse mööda dokumendiregistreid survates hakkab silma see, et hästi palju armastatakse meile panna piiranguga AVTS paragrahv 35 lõige 1 punkt 11, mis on siis eriliigilised isikuandmed. Olenemata sellest, kas ta siis nüüd sisaldab eriliigilisi või ei sisalda, et kuidagi nagu arvatakse, et see säte on nüüd siis tugevam kui see punkt 12, mis on eraelu puutumatus.
tegelikult on ju nende piirangu tähtaeg täpselt ühesugune, 75 aastat on võimalik panna selle sätte alusel piiranguga. Üks endast lugupidav asutus peaks siiski oskama nii-öelda ära teha või vahet teha sellel, mis on eraelulised andmed ja mis on eriliigilised andmed. Eriliigiliste andmete loetelu on toodud ära üldmääruses, kui ma nüüd õieti peast kohe oskan teile öelda, oli see artikkel 9. Et iseenesest ei juhtu muidugi midagi, kui on ka selle 12 asemel see 11 pandud, aga tahaks öelda, et üks ametiasutus peaks ikkagi oskama vahet teha sellistel sätetel ja panna siis nii-öelda õige sätte sellele peale, et see näitab nagu kuidagi asutuste prestiisi ka, et kes kui täpselt ikkagi seda teavet oskab eristada ja tunda. Küsimus on tihti ka olnud siin, mida mulle esitatakse, et teate, mul selle dokumendil või kirjavahetusel on säilitustähtaeg nüüd 5 aastat, aga mul on piirang selle punkti 12 75 aastat. Kas ma pean nüüd seda dokumenti 75 aastat säilitama? Ei pea. Need on 2 täiesti erinevat asja, säilitustähtaeg ja piirangu tähtaeg. Säilitustähtaeg on möödas, olenemata sellest, kas see piirang on kehtiv või kehtetu, võite selle dokumendi hävitada. Miks see 75 aastat siin isikuandmete puhul on hea ja mida me soovitame panna, kui te panete ka 5 aastat ja ütleme 5 aasta jooksul selle dokumendi ära hävitate, ei juhtu mitte midagi, sest teave pole ju avalikuks läinud, aga kui juhtub nüüd olukord, et säilitustähtaeg on 5 aastat ja te olete pannud piiranguga 5 aastaks, aga mingil põhjusel jääb see dokument 5 aasta pärast hävitamata ja see teave muutub avalikuks, siis on kuri karjas, sest siis olete te piiranguga teavet avalikustanud, mis on tegelikult piiranguga 75 aastaks. Et sellepärast oleks mõistlik isikuandmete puhul, kus see maksimumtähtaeg on 75 aastat, panna ta selle peale, et ükskõik siis millal see dokument hävitatakse, vähemalt need andmed ei lähe enne õiget tähtaega avalikuks. Tihti küsitakse ka, et kas peaks küsima siin ka isiku arvamust, et kui me seda punkti 12 paneme, et kas eraelu puutumatus või mitte. Keegi küsida ju ei keela, aga sellist kohustust ei ole. Seda peab hindama ikkagi asutus. Siin on jälle näitena võib-olla tuua, et tegelikult inimeste arusaam sellega, mis tema eraelu riivab, on seinast seina. Kui üks inimene ütleb, et ma tahan, et kõik minu kirjad ja andmed koos kõikide andmetega, ükskõik mis nad seal on, nad siis kontaktid või muu teave minu kohta on dokumendiregistris avalik ja kõigile kättesaadavad, siis teised isikud leiavad, et isegi avalike arutelu dokumentides, mis on ometi kõigile peaks olema arusaadav, et seal ei saagi inimene olla nii-öelda anonüümne, et mitte kusagil ei tohi mitte kuskilt välja tulla, et mina olen seda arvanud. Et siin ei saa nii-öelda lähtuda ainult isiku arvamusest, vaid ikkagi seaduses sätestatud olukorrast, et kas see on riivav või ei ole riivav ja seda peab asutus hindama ja põhjendama. Loomulikult, kui te tahate küsida, küsige, võib-olla annab see teile nii-öelda tuge otsustamisel, aga nii-öelda sellest lähtuda ainult ei saa. Kellele siis võib sellist inimese kohta teavet väljastada? See oleneb nüüd sellest, kas ta on piiranguga teave või ei ole piiranguga teave. Et kui siin ametnike andmed on avalikud kõigile kättesaadavad, kui see kuskil dokumendis on, ei ole ju alust piirata, ka inimese kohta käib teave, aga kui on piiranguga teave, siis reeglina piiranguga teavet saab ainult siis, kui on õiguslik alus selle teabe küsimiseks. Reeglina on sellised õiguslikud alused ikkagi ametiasutustel, kellel oma ülesannete täitmiseks on neid vaja, et need on ka eri seadustes sätestatud ja loomulikult isikule endal on alati õigus saada enda kohta käivat andmeid, jällegi muidugi juhul, kui see ei riiva teiste isikute õigusi. Võtaks siis natukene neid isikuandmeid natukene ka lahti, et millisel juhul siis piirata või mitte piirata. Kui nüüd ühes dokumendis on isiku nimi, sünniaeg, isikukood, tekib kohe küsimus, oot, isikukood. Kindlasti piiranguga teave. Ei ole piiranguga teave. Mingi aastat tagasi oli tõepoolest isikukood eraldi reguleeritud ja seda võis ainult avalikustada ja kasutada seaduses sätestatud juhtudel. Käesoleval ajal on isiku kood täpselt samasugune teave nagu isiku nimi.
et tal ei ole suuremat piiranguastet ega rohkem piiranguga, kui on isiku nimi. Loomulikult alati igasuguste isikuandmete kasutamisel, igasugustes dokumentides mõelge selle üle, kas ja kui palju neid on vaja kasutada. Kui on vaja mingis dokumendis kajastada ainult isiku nime, ärge toppige kõiki suguvõsa andmeid sinna juurde, kui neid sinna vaja panna ei ole. Sest nagu te teate, et avalikus sektoris on kõik andmed või kõik dokumendid peaksid olema avalikud, siis olete te püsti hädas alati, et mis ulatuses ja milliseid dokumente peaks või võiks avalikustama. Ikkagi minimaalsuse põhimõttest nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Järgmine kategooria, mis alati tekitab ka segadust, on kontaktandmed, elukoht, e-posti aadressid, muud posti aadressid. Inspektsioon on siin seisukohal, et need andmed on isiku eraelu riivavad andmed. Igaühel on õigus otsustada, kellele ma annan oma e-posti aadressi või oma telefoninumbri. Seda enam, et enamikel inimestel on need ka märgitud telefoni operaatorite juures nii-öelda salajasteks andmeteks, mida ei avalikustata. Kui nüüd isik pöördub ühe asutuse poole mingi küsimusega, siis me reeglina ju anname need andmed selleks sinna, et me saaksime asutustelt vastuse või et asutus saaks siis vajadusel meiega suhelda. See tähenda asutusel seda, et ta võiks neid siis piiramatult üle ilma igale poole laiali jagada või kui keegi tuleb küsimas, et kuulge, andke mulle selle Mari Maasika või Jüri Juurika e-posti aadress või siis telefoninumber või mida iganes. Selleks õiguslikku alust ei ole, sest see oleks juba teisel eesmärgil andmete töötlemine, milleks need teile anti. Ja neid andmeid ei tohiks ka siis avalikustada ega kõigile kättesaadavaks teha. Muidugi jälle välja arvatud juhul, need on üksikud eriseadused, kus seadus ütleb, et vot seal peavad need ja need andmed olema avalikud. Kui nad on seaduse alusel ja seadus ütleb, et nad peavad seal avalikud olema, siis lähtutakse sealt eriseadustest, aga need on üsna üksikud juhud, kus nad on. Üsna palju tuleb ka selliseid dokumente asutusse või kirju, kus ei ole aru saadav, kas kelle meiliaadressiga on siis tegemist, et kas see on nüüd asutuse meiliaadress või on isiku isiklik meiliaadress. Eelkõige on see igasuguste väikeste MTÜ-de ja OÜ-de puhul, kus tihti võib-olla ka korteriühistute puhul kellegi nii-öelda isiklik e-posti aadress on antud ka asutuse aadressiks. Kui me nüüd tõesti aru ei saa, kas on asutuse oma või on isiku oma, no pange ta siis kinni. See ei ole muidugi hea soovitus, sest tegelikult peaks ju olema arusaadav, mis ta on. Aga kui tõesti aru ei saa, sest me ei saa kõiki ega jõuagi füüsiliselt kontrollida äriregistrist üle, et kas on tegemist nüüd asutuse aadressiga või isikliku aadressiga, panete kinni, ei juhtu ka midagi. Kui aga sinna on nüüd pandud alla, ütleme, et see sama kiri on kirjutatud, et juhatuse liige, see Mari Maasikas seal all ja siis on selline aadress, siis tuleks eeldada ikkagi reeglina, et tegemist on asutuse aadressiga, sest kirjutajaks on olnud asutuse juhatuse liige, eeldame, et ta kirjutab asutuse aadressilt. Et siin võiks selline vahe tegemine olla, et ka inimesi harida, et kui nüüd lähebki nüüd tema e-posti aadress avalikuks, et ta siis peaks ka kirjutaja, kes asutust esindab, ikkagi lähtuma sellest, et kui ma asutuse nimel kirjutan, siis ma kirjutan asutuse aadressilt ja kui ma kirjutan isiklikku kirja, siis ma kirjutan isiklikult aadressilt. Nüüd tihti küsitakse ka eraisikutele saadetavate kirjade puhul, et kas seal peab olema see AK tempel peal, nii-öelda AK märge peal. Iseenesest ei ole see oluline, sest reeglina on see märge seal, see punkt 12 eraelu riive. Isik võib oma andmetega teha, mida tema tahab ja avalikustada, kellele tema tahab. Temale see piirangu märge ei kohustu. Pigem on see märge vajalik selleks, et me ei hakka tegema ju eraldi kahte dokumenti, et meile endale vaja, et asutuse dokumendi registrisse läheks see dokument avalikuks. Et isikule ta tegelikult ei loe selles mõttes, et temale, kui ta tema andmete kaitseks on, et tema võib nagunii nendega avalikustada, küll aga ei tohi asutus siis neid lasta avalikuks. Nüüd mul on siis toodud siia ka mõningad näited nende AK märgete kohta, mis siis on nagu sellised, mis ei ole võib-olla päris korrektsed, ütleme niimoodi, kus on ka valed piirangu alused peale pandud. Et üks on siis sisse tulev kiri siin,
Juuraku, Savikoti, Aruküla, Järveküla teise ja Järveküla esimese maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Piirang on punkt 11. No tekib minul küll küsimus, et kelle nii-öelda eriliigilisi terviseandmeid või ma ei tea, ametiühingu või mis andmeid selline kiri võiks sisaldada. Kuna mul ei ole siin näha, kellele ta otseselt on adresseeritud, siis ma eeldan, et võiks olla saadetud füüsilisele isikule. Sellisel juhul oleks küll piirang õige, aga punktiga 12, kui ta sisaldab või füüsilise isiku nii-öelda isiklikke kontaktandmeid. Kui aga see projekt on saadetud mingile asutusele, siis asutuse nii-öelda asutuse töötaja e-posti aadress, nagu näiteks Andmekaitse Inspektsioonis minu e-posti tööalane aadress ei ole piiranguga teave ja sellele seda piirangut kehtestada ei saa. Praktikas olen ma näinud ühte väga toredat juhtumit, mis tegi ka mulle nalja, oli üks dokumendiregister, kus kõik kodanike andmed olid avalikud ja kõik ametnike andmed olid piiranguga. Muidugi, kui ma asutuse tähelepanu sellele juhtisin ühel konverentsil, käis saalist sahin läbi, ilmselt oli see inimene või see asutus siis seal, kelle näite ma sinna tõin ja 2 päeva pärast oli muidugi asi vastupidi, nii nagu pidi olema. Et ka sellist asja on juhtunud, et ma olen ka hästi toonud nagu tihti just välja, et huvitav on see, et ametnike andmeid me hästi püüame kaitsta, aga nende tädimaalide andmed, need peaks olla seal, mis seal ikka on. Ja muidugi teine näide, mis selle puhul võib alati tuua, et kui me siis tavalises kirjavahetuses ikkagi enam-vähem järgime seda, et me ei pane siis nende füüsiliste isikute andmeid avalikuks, aga sotsiaalvaldkonnas paneme nad kindlasti avalikuks, mis on tegelikult siis üsna tugev riive nendele inimestele. Järgmise näitena olen ma siia pannud ühe lepingu, mis on siis adressaadiks on olnud juriidiline isik ja siin on punkt 12. Tahaks öelda, et kui me sõlmime juriidilise isikuga lepingu, siis ei tohiks seal olla kellegi eraelulisi andmeid, muidugi juhul, kui tegemist ei ole mingisuguse sotsiaalteenuse või toetuse lepinguga, kus võib siis selle hooldust vajava isiku andmed tõepoolest ka sees olla. Miks ma selle näite siia tõin? Tõin ta sellepärast siia, et mul on ka teatavaks saanud, et asutused sõlmides lepinguid või ütleme eraõiguslikud juriidilised isikud sõlmides lepinguid asutustega tihti ei taha, et need lepingud oleks avalikult kättesaadavad. Nad teavad, et asutused peavad avalikustama, kui pole alust juurdepääsu piirata. Ja püütakse nendesse lepingutesse siis kontaktandmetena toppida juhatuse liikmete isiklikke kontaktandmeid, et saaks selle lepingule piirangu peale, et nad ei peaks avalikult kättesaadavad olema. Siinkohal tahaks juhtida asutuste tähelepanu sellele, et kui te sõlmite juriidiliste isikutega lepinguid, siis nõudke ikka sinna ka sisse juriidilise isiku andmed. Ütleme, et sõlmisite lepingu kontaktisikuga X-ele, ta paneb sinna oma kontaktandmed nüüd sisse ja homme on ta sellest asutusest lahkunud. Kelle kontaktid te siis võtate, kes te kontaktisik on? Kontaktisikuks peaks olema ikkagi asutuse kontaktid, et kas siis keegi asendab teda sellel, et te selle inimesega ju enam ei saa sellest lepingust rääkida, kuna nii-öelda inimene on lahkunud töölt. Et seda tasuks, ma tean, et see on probleemiks asutustes, aga seda tuleks siiski võimaluse piires nõuda. Siia tõin ka siis nüüd ühe sellise toreda näite, kus on jumalast vale alus peale pandud. Siin on üks politsei personali käskkiri, millel on siis piiranguks Andmekaitse Inspektsioonile esitatavate rikkumisteadete säte. No ma ei tea, kas politsei käskkiri on andmekaitse esitamisele rikkumisteade, kui kellelegi mingisugune asjaajamise nii-öelda juhend või kord või tehakse. Et selle sätte saab ikkagi panna ainult sellele dokumendile, kui on toimunud asutuses isikuandmete nii-öelda rikkumine ja selle teate saadate inspektsioonile, siis sobib see säte, aga mitte igasugustele politsei või tähendab sisemistele personali käskkirjadele.
et alati tuleks ka vaadata, milliseid sätteid peale pannakse. Muidugi võib olla täiesti juhus, et siia on tahetud panna hoopis mingi teine säte, et on tulnud näpukas sisse. Et ma ei eeldagi, et nüüd nii-öelda asutus ei teadnud, et see ei ole see teave, aga tasuks ka üle kontrollida, et ikka natukene piinlik on, kui väga metsa need sätted sinna peale on läinud, et mis üldse nagu ei saa sellist teavet reeglina nii-öelda sisaldada. See rõõmus ärisaladus, mis ikka kummitab asutusi ja millega keegi ei oska mitte midagi peale hakata. Kõige rohkem on selliseid asju just hangetes, kus alati pakkujad tahavad, et kõik on ärisaladus. Ükskõik, mida ma sinna esitan selles pakkumises, on minu ärisaladus. Ärisaladuse mõiste on eraldi seaduses sätestatud ja ärisaladuseks saab ikkagi nii-öelda tunnistada seda, mis tõepoolest riivab sinu nii-öelda konkurentsi teise asutusega, et annab kellegile paremad eelised. Loomulikult selle sätte saab või mis keegi ärisaladuseks peab, saab asutus ise määrata. Kui asutusele tuleb nüüd kiri või ütleme ka need pakkumused ja seal ei ole seda märget peal või ei ole öeldud, mis see ärisaladus on ka asutusel kohustus hinnata, kas võib sisaldada. Kui ikka tõesti tundub, et see võib olla ärisaladus, tuleb see säte ka peale panna. Kui asutus on nüüd öelnud, mitte asutus, ma peaks nüüd ütlema, et äriühing, asutus oleks siin vale mõiste, et kui äriühing on nüüd öelnud, et kogu tema pakkumus on ärisaladus, tuleb ta sisse sellise kirjana, panete talle piirangu peale, kui nüüd tuleb teabenõue, siis te peate hakkama välja selgitama, mis see tegelik ärisaladus on. Hästi püütakse panna ka nende hankelepingutele peale, et ärisaladus. Ühes lepingus ei saa kindlasti olla ärisaladuseks lepingu pooled, lepingu ese ja lepingu summa. Tihti on ka selles nii-öelda lepingus vääramatu jõud ja poolte kohustused, mis ka reeglina ei saa olla ärisaladuseks. Ja kui me niimoodi hakkame seda lahti harutama, siis võib-olla jääb sealt ärisaladuseks mõni lõik teinekord. Et nõuda kindlasti ei saa, tahetaksegi öelda seda, et kui teine ettevõte on tunnistanud ärisaladuseks, siis asutus peab seda järgima, tal ei ole õigust hinnata. See ei ole õige. Kohus on siin asunud seisukohale, et asutus peab hindama ja ei saa lähtuda ainult sellest tahtest, mis teine pool on soovinud, vaid peab reaalselt hindama, kas ka on tegemist ärisaladusega ja vajadusel siis küsima ka teiselt poolelt põhjuseid. Kui nüüd tõepoolest see sisaldab see dokument ärisaladust, siis teabenõude korras tuleb jälle välja anda see osa teabest, millele ärisaladus ei laiene. Ja alati igasugustel ka teabenõuete täitmisel tuleb siis seda hinnata ja keeldumise juhul siis põhjendada, kuidas see teise poole ärihuve kahjustab. Et neid vaidlusi tuleb ikka üsna tihti sisse, kus esimese poole pealt ongi nii, et teine pool on öelnud, et kõik on minu ärisaladus. Ja kui me hakkame siis lahkama ja küsima seda, et mis see siis tegelikult on ja kuidas see teie huve kahjustab, kui see avalikuks saab, siis on mõnest lepingust jäänud võib-olla 3 rida järgi sellest ärisaladuseks tegelikult, mida algul välja ei antud. Et sellele tasuks juba algusest peale ka kohe mõelda. Loomulikult, kui on selliseid kahtlusi sees, siis see piirang tuleb ka dokumendile märkida. Ta ei lähe aktiivselt avalikuks, aga see ei tähenda, et teabenõude korras sellist asja võimalik küsida ei ole. Ka Riigikohus on teinud ühe lahendi, mis siis ütleb, et kui dokument sisaldab nii piiranguga teavet kui mitte piiranguga teavet, siis tuleb väljastada see osa, millele piirang ei laiene. Panin ka siia siis selle riigihanke sätte, mis siis ütleb, et kui kaua siis pakkumus on piiranguga teave juba riigihangete seaduse alusel. On ta piiranguga senikaua, kui on välja selgitatud edukas pakkuja ja see otsus on tehtud. Mis tähenda nüüd seda, et kui nüüd see pakkumine või see edukas otsus on tehtud, et see pakkumus läheb täies ulatuses ärisaladuse või piirangu vabaks. Et siin võib olla jätkuvalt, kas võib olla ärisaladus, siin võib olla tehnoloogilisi lahendusi ja kõike muid aluseid, mida veel on, olenevalt ju sellest, mille osas pakkumine tehti ja milliseid teavet see nii-öelda pakkumus sisaldab.
et see ei tähenda nüüd seda, et kui see pakkumus avalikuks läheb või see otsus tehakse, et nüüd peaks siis tervenisti kõik avalikuks andma. Ikka ja jälle nagu iga dokumendi puhul tuleb dokumenti lugeda ja hinnata. Et siin ongi see, et mis vahel teeb mind nagu kurvaks see, et kui ma käin nendel koolitustel ja räägin, ütlen, näitan näpuga, et vot see asi on nüüd valesti, et vot siin tuleks seda teha. Ja kui ma ka asutustele kirjutan seda, et teil oli see või teine kolmas eksimus, tuleb mulle vastus, meil on kõik korda tehtud ja kui ma siis lähen vaatan näiteks nüüd etteruttavalt on see dokumendiregistrite kohta, lähen vaatan siis mingi aja pärast, kuu-kahe pärast seda dokumendiregistrit uuesti, oleme täpselt samas seisus nagu enne seda, kui ma teile ütlesin. Et ehk siis parandatakse üksnes nii palju, millele ma näpuga näitan ja lastakse vana rada pidi edasi. Et sellisel juhul ma tahaks öelda, et ei ole minu loengust ega koolitusest mitte midagi kasu, kui te ise kaasa ei mõtle ja ei taha seda asja parandada, et mina teie ees seda parandada ei saa, ega siis muud algatame järgmise järelevalve. Et aga siin oleks võimalik igal asutusel endal väga palju ära teha. Järelevalvemenetlused on ka reeglina, või tähendab õigemini seadus kohustab, nii haldus kui riikliku järelevalve menetluses kogutud teabe tunnistama asutuse siseseks kasutamiseks kuni selles otsuse jõustumiseni. See ongi just see säte ja sellel puhul, et ei oleks keegi sekkuks sellesse menetlusse hakkama oma arvamusi nii-öelda avalikustama ja tegelikult järelevalveasutus võib-olla ei saagi erapooletult enam oma menetlust läbi viia, sest juba on see nii-öelda kuskil ajakirjanduses ära lahatud, keegi juba nii-öelda süüdi tunnistatud ja pärast tuleb välja, et tegelikult asi oli vastupidine, loomulikult ega sellest ei kirjuta enam keegi. Et tähtis oli see, et uudiseklikk läks siit juba lendu, aga see võib väga ära rikkuda ka menetluse. Tihti ka seda, et sellisel juhul me ei saa enam erapooletult küsida selgitusi, sest juba on teada, mida keegi kuskil arvas, et teise poole juba hakkab oma arvamust kujundama selle järgi, mis on kuskil avalikuks saanud. Eriti oluline on see just kriminaal- ja väärteo menetluses, kus on vaja saada nii-öelda tunnistaja või siis menetlusaluse isiku erapoolekuid ütlusi, et kus ta ei tea, mida teised on nii-öelda öelnud, et saab võrrelda, kui juba ütleme menetlusalusele isikule on teada palju nii-öelda tunnistajad millestki midagi teavad, siis küll ta oskab ka seal vastata vastavalt, kuidas nii-öelda oma tegu võib olla peita. Et sellepärast on need nii-öelda täies mahus olenemata sellest, mida üks dokument sisaldab juurdepääsupiiranguga kuni menetluse lõpuni. Kui väärteomenetluses saab menetleja otsustada, kas ja kui suures ulatuses reeglina neid andmeid avalikustada võib, sest tihti on vaja võib-olla ka midagi avalikustada ja avalikult teatavaks teha, siis kriminaalmenetluses saab seda teha ainult prokuröri loal. Ja kuidas siis neid piiranguid kehtestada, kas toimikule või dokumendile? Kui need dokumendid registreeritakse dokumendiregistris, siis tuleks nagu dokumendile see piirang peale panna. Toimikule lubab ka seadus panna dokumentide kogumile peale. Kui toimikule panna see piirang peale, siis lõpptähtaeg on ikkagi see, millal lõpeb viimase dokumendi piirangu aeg. See on just eelkõige nende andmete osas, mis on näiteks isikuandmed ja muud sellised andmed, et menetlussäte küll lõpeb sellega kriminaalmenetluses, kui otsus jõustub. See säte läheb sellega kehtetuks, aga jäävad kõik muud alused, millist teavet siis see toimik sisaldab. Siis on avaliku teabe seaduse paragrahvis 35 lõige 2 terve rida sätteid, mida ei ole kohustus panna peale, kuid mida on võimalus panna peale. Siin on siis asutuse otsustada, kas ja on vajalik panna, need on dokumentide kavandid siin, poolikud dokumendid. Miks see nagu võib-olla dokumentide kavandite puhul teinekord on oluline see, et kui ühte dokumenti muudetakse, ongi must töödokument nii-öelda, küsitakse arvamusi, see dokument on pidevas muutumises. Ja kui me anname selle nüüd välja ja keegi nii-öelda hakkab seda võtma nii-öelda lõppdokumendi pähe, siis võib see tekitada päris palju segadust.
et tegelikult lõppdokument tuleb hoopis võib-olla teise sisuga kui see poolik dokument, mille käigus alles arutatakse asju ja võib-olla hoopis osa nii-öelda sätteid või asju võetakse välja, mis üldse ei tule pärast kasutusele, mis oli ainult arutusel, et sellistel juhtudel võib siin olla vajadus teinekord neid piiranguid panna. Aga ma ei tahaks küll öelda, et seda väga kergekäeliselt võiks teha, et ma olen näinud ka seda, kus asutus paneb praktiliselt kogu kirjavahetusele ka selle sätte peale selleks, et ootab vastust ju, et dokumendi kavand alles või selle juurde kuuluv dokument, et vastus tuleb ju alles koostada, et ei, me enne midagi muud ei anna, et noh, see ei ole nagu see säte sellele alusele panemiseks. Ja olen näinud ka sellist dokumenti, kus oli sama säte peale dokumendi kavand ja küsisin siis, et millise dokumendi kavand see siis on või selle juurde kuuluv dokument. Aga me mõtleme, et me võib-olla kunagi teeme ühe dokumendi selle alusel, noh ühesõnaga kaebus oli siis Euroopa mingile asutusele, et võib-olla me teeme selle. No kui te pole veel mõelnud, et kas te teete või tee, siis ta ei saa ju dokumendi kavand ega sinna juurde olev dokument olla, sest võib-olla seda dokumenti mitte kunagi ei tulegi. Et siin nagu selliselt tuleks ikkagi läbi mõelda, millistele dokumentidele selliseid panna ja kas see ikka sisaldab sellist teavet, mis üldse annab sellele dokumendile selle piirangu panna. Et siin on jah ka jälle siis, et millised ei saa, tuleb rõhutada veel kord, et on teatud sätted, millele üldse ei saa siis piirangut panna, et ka sellist teavet on. Tihti püütakse panna ka selliseid sätteid peale, mis ei ole nagu piirangute aluseks üleüldse, et võtame siit näiteks avaliku teenistuse seaduse sätte, kus ametnikud on kohustatud hoidma ametisaladust. Selline säte ei ole dokumentidele piirangu kehtestamise aluseks, sest sellisel juhul võiks ju tegelikult praktiliselt kõikidele dokumentidele panna peale piirangu, sest ametnikud tegelikult teavad teinekord palju rohkem teavet, kui mingi dokument sisaldab, sest mõneks on olnud kohtumisi, kuskilt mujalt teavet juurde hangitud, peetud läbirääkimisi kellegiga, et see ei ole, ka dokumendile me saame ikkagi panna selle piirangu aluse, millist teavet see dokument sisaldab, aga mitte selliseid üldiseid sätteid, mis kohustavad ametnike saladusi hoidma, aga seda millegi pärast nii-öelda ka püütakse vahetevahel kasutada. Siin on ka tehti küsimusi, et kui nüüd siis juurdepääsupiirang on, et kas siis on nüüd osaline juurdepääsupiirang või on kogu dokumendile piirang. Et kui me võtame nüüd siin natukene jälle etteulatavalt ka seda dokumendiregistrit juurde, siis dokumendiregistris on küll niimoodi, et kui dokumendil on piirang peal, siis keegi ei katta sealt midagi kinni ja ei avalikusta seda dokumenti osaliselt, siis ta ongi piiranguga dokument. Ja sellele dokumendiregistri kaudu juurde ei saa. Küll aga saab selliseid dokumente kõike küsida nüüd teabenõude korras ja siis ei ole ta mitte terves ulatuses piiranguga, vaid siis tulebki hakata sealt selekteerima, mis see piiranguga teave on, et seda me ei väljasta ja ülejäänud väljastatakse. Teine küsimus on, mis on ka üsna tihti, on see, et kui kaua see piirang siis seal peal kehtib, et kas see piirangu lõpptähtaeg on, ütleme, et täna paneme piirangu peale, kas ta on nüüd üks päev 5 aastat, üks päev enne tänast kuupäeva, tänane kuupäev või üks päev peale tänast kuupäeva. Tõin seal ka ühe kohtulahendi, mis ütleb, et aastates määratav tähtaeg on täpselt sama päev, millal sa selle piirangu oled peale pannud. Ehk kui sa täna paned piirangu peale, siis lõpptähtaeg on 5 aastat täpselt sama kuupäev. Et see on hästi palju tekitanud ja läbi aastate tekitanud küsimusi, et ma olen seda küll korduvalt rääkinud, aga ikka ja jälle on see küsimus nii-öelda õhus. Kui kauaks siis seda piirangut võib seada? Nii kaua kui vaja, ütleks esimese sättena, mis tähendab tegelikult seda, et ikkagi esialgu saab panna 5 aastaks ja seda saab 5 aasta võrra pikendada. Üsna tihti öeldakse siin, et taga see piirang nagu, et ikkagi on vajalik seda pikemalt kehtestada, aga seadus ei anna või et mis ma nüüd teen, et 10 aastat on nüüd mööda läinud, keegi küsib dokumenti, aga ma ei tahaks seda välja anda, aga nagu piirangut ka enam ei ole võimalik sinna peale panna.
ega Andmekaitse Inspektsioon ei saa siin asuda seadusandja asemele ja öelda, et kui teil vaja, et pange siis pikemalt. Meie ikkagi kontrollime seaduse täitmist ja praegu näeb seadus ette maksimum 10 aastat, välja arvatud siis üksikud erandid, kus on siis pikem tähtaeg ette nähtud. Esimene asi, millele mõelge sellele, kui kaua teil on vaja seda dokumenti säilitada. Kui teil ei ole seda üle 10 aasta vaja säilitada, ärge siis säilitage. Kui nüüd on tõepoolest vaja ja on selline olukord, et on vaja, siis tuleks sellele juba varem mõelda ja pöörduda seadusandja poole ja taotleda siis ja põhjendada, miks on vaja rohkem kui 10 aastat seda piirangut hoida või kehtestada ja seadusandja saab siin teha seadusesse muudatuse ja öelda, et näiteks selle liigi teabe puhul on 15, 20 või ma ei tea rohkem aastat, kui on vaja. Ma ei saa välistada, et mõningal juhul võibki seda vaja olla, aga kuni seda seaduses sätestatud ei ole, siis ei saa Andmekaitse Inspektsioon siin öelda, et hea küll, pange siis, kui vaja on. Et meie saame ikkagi lähtuda seadusest, kuna me oleme seaduse täitja kontrollijad. Siin on piirangud sündmuse saabumiseni on need samad menetluse sätetes, aga ma tean, et osa dokumente nõuavad seda konkreetset kuupäeva dokumendi registris, siis pangegi see 5 aastat, ega siin muud asja ei ole, sest ei tea iial, võib-olla ma nüüd liialdan, et ei tea iial, aga kui ei tea reeglina, ei tea, millal see menetlus lõpeb, siis te ei saa sinna konkreetset lõpukuupäeva panna. Võite panna see 5 aastat sinna peale, aga seaduse järgi, kui alus ära langeb, menetlus lõpeb, otsus jõustub, tuleks see piirang kehtetuks tunnistada. Nüüd ma ohkan siin selle koha peal natukene ja ohkan ma sellepärast, et seadus ütleb, et kui piirangu alus on ära langenud, tuleb piirang kehtetuks tunnistada ja teha dokumendile vastav märge. Paberdokumendiga väga lihtne, saab teha juurdepääsu piirangu alla märke, piirang tunnistatud kehtetuks sellel kuupäeval selle poolt. Digitaalselt allkirjastatud dokumendile seda võimalust tegelikult teha ju ei ole. Kui me teeme nüüd digitaalselt allkirjastatud dokumendile sellise märke, siis on originaaldokumenti muudetud. Ja keegi ei saagi pärast enam aru, kas muudeti ainult seda kuupäeva või kirjutati dokument ümber. Et kui palju seal tegelikult siis muudatusi tehtud on. Et originaaldokument peaks jääma alles. Mida siis siin soovitada? Oleneb palju ka asutusel dokumente. Alati võib soovitada seda, et ma ei tea küll palju dokumendiregistrid seda võimaldavad. Teha dokumendiregistrisse märge, et piirang tunnistatud kehtetuks sellel ajal. Ja jätta see dokument nii, nagu ta on. Kui nüüd dokumendiregistrid seda ei võimalda, kui meil on vähe dokumente, me võime dokumendiregistris või teha sellest dokumendist koopia, võtta märge ära ja panna ilma digitaal allkirjastamata see dokument nii-öelda avalikusse vaatesse välja. Sest tegelikult ega inimest ei huvita see märge seal peal, vaid huvitab tegelikult ju dokumendi sisu, sest tema tahaks ju dokumendi sisuga tutvuda. Ma olen täiesti annan endale aru, et kus päevas tuleb sadu dokumente, siis füüsiliselt ei jõuta seda teha. Kui me paneme nüüd selle dokumendi koos selle märkega avalikuks, siis on järgmine probleem see, et meil on nii-öelda aktiivseid inimesi, kes otsivadki registritest selliseid dokumente ja esitavad kaebusi selle peale. Siis tuleb loomulikult menetlus ette ja välja selgitada, kas nüüd on piirang kehtetuks tunnistatud või ei ole. Et kui nüüd tõesti ei saa ja jääb see dokument sinna nii-öelda piirangu alla, siis teabenõude korral tuleb ta kindlasti väljastada. Ma ei saa öelda, et see on okei ja õige, aga praegu siin väga head lahendust mul ka välja pakkuda ei ole. Et siit tuleks nüüd valida endale sobiv lahendusviis, kuidas seda asja teha, et aga seadusandja, nagu ma ütlen, et kuna see seadus on 20 aastat vana, ei ole sellel ajal selle peale mõelnud, kuidas sellises olukorras käituda. Ma küll ise näeksin seda, et võib-olla siiski annaks teha siin dokumendiregistris, kui te teete arendusi, lasta teha selline arendus, et saaks sinna selle märke teha, et piirang kehtetu selleks ajaks. Aga praegusel juhul on jah, sellega natukene keeruline lugu ja väga head näidet tuua ei ole mul siit. Kui nüüd on vaja neid piiranguga dokumente ühest asutusest teise saata,
Selleks peab siis olema ka õiguslik alus, millal teine seda piiranguga teavet saadab, et siin on menetluste puhul küsitakse ja kui me küsime teistest asutustest piiranguga dokumente, siis me peame selleks alati ka ütlema õigusliku aluse, mille alusel me seda küsime, et ta ei saa lihtsalt küsida, et mind huvitab see või teine teave, et ma tahan seda dokumenti nüüd saada, kui on piiranguga teave, siis ametiasutused ikkagi peaksid ka konkreetse sätte sinna peale panema, mille alusel nad siis seda küsivad. Nagu ma juba ütlesin, siis, et kui on jäänud teisel asutusel nüüd kehtestamata, alati võib selle kehtestada, aga siis peab teist asutust teavetama, et teine asutus ka seda teaks, et ei tekiks olukorda, kus ühes asutuses on dokumendid piiranguga ja teises avalikud. Mul on praegu menetluses ka üks asutus siin, teadmiseks siis kõigile, et ma teen tihti ka selliseid kontrolle registrites, et leian, et üks dokument on asutuses piiranguga, mulle tekitab kahtlust piirangu õiguspärasus. Ja vaatan teist asutust, kes selle dokumendi on saatnud siis sellele asutusele, mis seal siis piiranguga peal on. Ja olen sattunud päris palju kordi sellisele peale, et ühel asutusel on siis see piirang seal peal, lähen teise asutuse registrisse, dokument jumala avalik, pole mingit piirangut peal ja polegi muidugi ka teavet, millele kehtestada üldse piirangut, et need on jälle igaks juhuks piirangu kehtestamine või ma ei tea, mis mõte sellel on, kas see on pandud siis sarjade viisi piirangut peale, et pole ära võetud, aga selliseid asju esineb, mis tegelikult ei tohiks olla. Ja nüüd, kui teine asutus on saatnud teile dokumendi, ongi pannud selle punkti 12 sinna peale, aga pole isegi isiku nime seal sees, et ilmselge, et seda piirangut seal olla ei saa. Kas te võite maha võtta? Ise ei või. Miks ei või? Et tunduks ju üsna loogiline, et pole ju piiranguga teavet, et miks ma pean seda piirangut siis säilitama seal. See oli hästi selline selge näide, aga seal võib olla ka ükskõik milline teine piirangu alus. Kui igaüks hakkab neid oma tahtsi sealt maha võtma pealt, siis tekib jälle kaos, kus ühes asutuses on piiranguga, teises piiranguta. Et sellisel juhul, kui te tõesti näete, et on sedasi pandud, alati võite teise asutusega vajadusel konsulteerida ja küsida, et tõesti, kas on ekslikult läinud peale või peab see olema. Kui teine asutus ütleb, et ei, ma ei võta seda piirangut maha, et mina leian, et see on õige, siis teie seda maha võtta ei saa. Te võite küll meile kaebuse selle peale esitada või märgukirja esitada, eks me peame siis hindama seda, kumbal poolel on õigus ja kas on piirang nii-öelda õiguspäraselt pandud või ole, aga iseseisvalt seda maha võtta neid piiranguid ei saa. Et mitte tekitada seda, et igaüks tegutseb siin oma pead, sest piirangu peremees on see, kes selle piirangu sinna peale on kehtestanud. Kuidas siis seda AK teavet, nüüd see piiranguga teave on ju kõik AK teave ja kuidas seda siis nüüd kaitsta? Turvameetmed on siis tal kõigepealt organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised, mis see tähendab siis? Tähendab see, et organisatsiooniliselt kõigepealt tehke kõik korrad ja kirjalikud pooled korda, kes mida peab tegema, kes millegi eest vastutab, mida peab tunnistama piiranguga, mis teil erikorrad võib-olla on, kes millele juurde saab. Füüsilised on inimesed, et oleksid teadlikud, mida tohivad, mida ei tohi, kellel millele juurdepääs on. Infotehnoloogilised, et nad oleks ka siis niimoodi rakendatud, et ei juhtuks nii, nagu jälle praktikas öeldes, et kus said avalikuks kõik need, mis ei pidanud avalikuks saama arenduse tulemusena ja piiranguga läksid kõik need, mis oleks pidanud olema avalikuks. Kontrollige. Kus siis see risk kõige suurem on? Kõige suurem risk on loomulikult inimesed. Inimesed ikka eksivad. Loomulikult võib ka juhtuda tehnilisi rikkeid, ei ole kunagi välistatud, sest igasugune IT ja tehnika on väga hea asi senikaua, kui ta hästi töötab. Aga kui seal midagi juhtub, siis võib ka väga pahasti minna. Teine selline asi on printer. Prindime, unustame, teised lähevad mööda, võtavad kaasa, kadunud, prindime uuesti, võib-olla unustame uuesti. Muidugi tänapäeval on juba väga häid printereid, kust saab välja nii-öelda printida ainult oma siis nii-öelda isikut tuvastades ja igaüks sealt kätte neid ei saa. Et mis on hästi tundlikud asjad, võiksidki olla selliste printeritega varustatud, ja need printerid siis ei oleks ka kuskil asutustes sellises läbikäidavas kohas, kus iga uksest tulija saab kohe printeri juurde ja sealt haarata, mis seal printeris parasjagu on. Ja muidugi on siis need eemaldatavad andmekandjad, igasugused mälupulgad ja asjad. Ma eeldan, et tänapäeval on juba neid vähem, et mingi aeg tagasi olid nad hästi populaarsed.
et need on siis need sellised kõige suuremad ja mis siis nüüd juhtub, kui selline AK teave kõik avalikuks saab? Siit võib tulla väärteoline vastutus. Et kui te ikka lasete üsna suure teabe oma eksimuse või süü tõttu avalikuks, siis on see tegelikult väärteo korras karistatav. Et selleks tasuks asutustes teha üsna palju ikkagi sellist teavitustööd ja et kõik oleksid arusaadav, et kes mida tohib, kes mida ei tohi ja kellel millisele teabele on juurdepääsu õigus.